politsei on nendele tihti pildid tagasi saatnud, et kui mitte kõlblikud. Ja vaat siis oligi nii, et minule anti pildid kätte ja mina viisin ise. Ja, aga minul oli just teistpidi. Kõigepealt läksin ma. Et igasugust asju juurde. Ja, tulin ja siit kaubamaja vastast seal, kus seal Maxi foto, kus see 42 buss peatub ja läksin sinna pildi. Mõtlesin, et olen küll enam tahan, tulin pediküürist ja hakkasin sinna panka minema ja siis ma mõtlesin, et lähen teen pildid ära, sest mul 4. mail saab aeg täis. Ilusad naised lubatakse poseerida ju. Ja võib-olla ilma pildid. Ja siis ta tegi pildid ära ja siis ma palusin teha ka selle... olgu see korter, olgu see lossis või olgu see pilvelehkujas. Praegu oleme Jüriö pargis, kus on kodutamm. See tamm meenutab meile kodurajajaid, koduomajaid ja kodukaitsjaid. Tamme kõrval olev kivi on mälestuseks nendele hävinenud kodudele, mis hävitati ja lagunesid okupatsioonivõimude ajal. Ma loodan Eesti kodu kestvusele. Ikka leiti midagi ja kõrval, kui oli ka vaesus suur, siis kui muud ei olnud pakkuda, siis munakeedu vett ikka pakuti. Nii et head isud. Ja pea kokk praegu jookseb ja toob teile keedu. Munakeedu vettu. Ja
vaba valik, kellel on võtta lauajaama tagant välja ja laupäeva ärge ära siia vastu minema sinna. see fikseerib selle maja putka asende. kes kukub maha, siis see on väga hea. Selle jaoks, selle on natuke sügavale, ta on tunginud maa seest üles poole. Lükkavad. Sulle ei anna teile hommiku tunda maa värisemine? Ei. Pakrisaarel? Muidugi siin maja juures on kõik pooleli, sellepärast, et ei saa midagi teha ennem kui vald. Ja muudame selle maa omandit, see on ärimaa praegu. Ja siin on 100 häda. Ja mina ei pretendeeri siin millegil, mina ütlen, et tehke mis tahate. Kasvuhoones on tomatis nii suured. See on, ma tõin siia mulla. Kasvavad siis nende lehtede alt kasvavad välja, ronivad siia külje peale lauale. Ja saate minu käest kabatšokke ka, kui tahate pärast. Ostame. Väga ilusti kasvavad. Osa rätiseid on sul nii suured, teised on väiksemad.
siin on salat. Need on redised ju, eks ole. Need on redised. Seal on, need on 2 korda pandud. Uskumatu, tõesti väga uskumatu. Seal on... Nii tore. Tomatid on peal juba. jah, nii suured juba. Uskumatu. Issand juunikuu, mu meelest ma alles istutaksin. Ja osa kurgitaimidel on hiljem pandud. Kõigepealt ma ehitasin selle maja kõigepealt. Siin oli üks vana vundament, me tegime tuld selle vana vundamendi sees. Ma tore, et sul on mitte valatud vundament all ja kõrge. Vaata, kus on kurud. Sa oled nii tubesti. See näitab, et on ikka õige. Ma ei tea küll. Ta ütles, varjava autorust nii kogu jõuame. Ülo just ütles, et tema tegi. Ei, väga maitse. Ei, ma siin ma võtan selle oma. Sul on väga hea maitsemeel. Toidu maitsemeel. Ülol on üle. Kas mul on mõni maitsemeel on täitsa küürakas? Jääksin natukene, ma tahan rääkida. Kunagi raadiost oli selline saade, et inimesed saatsid oma retsepte, mis neil hästi välja. Ja üks mees ütles, et tema retsept oli see 10 muna, 4 pakki seda makrat. See on see, need makranuudlid, mis on valmis. Keedetud muna. 10 muna, aga siin on pool portsjoni. Keedetud muna. Keedetud ikka, jah. Hernes, mais ja pole muhka ja majonees, aga väga rohkelt tilli. Tilli on see, mis annab. Ta on selles suhtes on hea, et külmkapis on see makra, muna on kerge keesta ja teised on kõik ainult lahti võtta ja kokku segada. Ilmi ütles mulle veel lisas, ütles minule, et kui mina seda peaksin tegema, ütles, aga ole segamiselt täpne. Ainult seda pidi võid liigutada. See tagasi pöördudes oli teha. Muidu ma pean ütlema, see on segaste seltskond. Vahel on nii hea süüa. Ma nii harva söön. Ei, kui mul need naabrinaised siin käivad. Kui me suitsuliha tegime. Ma ütlesin, et iga üks võib tuua kiloliha. Mina sututan ära. Te ei pea sellega siin tegelema, aga siis hakkame maitsma. Siis on minu ja nende liha. Mina ei tee reegleid selles suhtes. Ja siis võtavad terve pere kaasa. Mulle lahti. Ja siis musta leiba. Üks naine teeb leiba. Ta on selle klassikaraadio. Ei mingit unistuse ka. Räägi Virvele, mis ta nimi on? Virve ja Jumal. Marge. Mina olen vaatanud, et see, mis ma olen elust tahtnud, seda ma ei ole saanud. Aga see, mis mulle on tulnud, see on palju parem. Just. Palju. Ei, mina mõtlen, et elad liikuval lindil, kui sa seal püsti jääd, on parim.
nii ta on. Kas me jäime peale ka või? Jaa. Ikka jäi. Ja ma vaatan, et sätt soengut, et küllap siis. Ei, ma soengut sättisin mingi teisele ajal. Tänasel päeval siia Sõrvemaale kodukanti. Rõõm on teid näha. Rõõm on see, et ega minu silm ei ütlegi, et reha harvemaks oleks läinud, kuigi see kindlasti on nii. Aga see ei ole enam meis, see lihtsalt on nii, et meid jääb aina vähemaks ja tore, et on nii nagu on. Pisut nüüd tänasest päevast ja kuidas meie teenistus on korraldatud.
seda me just taotlesimegi, et me oleme mere juures tänasel päeval, meenutuste päeval. Aga nii nagu meil traditsiooniks on saanud, on ikkagi see meie Sõrvemaa hümn. Hiljem me laulame koos meie poistega, aga praegu siis kuulame nüüd seda, mis on orkestreeritud Peeter aidake nüüd Väli ja Väli. Torgo kuningriigi nimel tänades annetame teile kuningriigi loomise 30. aastapäeva tähistamisel Kirill I kuningavapiga mälestusmedali number 18 Sõrves 22. aasta lõikuskuu 13. päeval meie majesteet Torgo kuningas Kristjan I, uus kuning. Pärast pead laulma selle eest nüüd. Sellepärast ma näen seda Sõrumaad niisugusena, nagu ta on tegelikult. Siin on tohutu palju mälestusi. Kõik nendest ei ole üldsegi head ja on suurepärane ülev hümn sellele Sõrvele ja Sõrve inimestele. See on ülev. See on fantastiline orkestri saada. Et see on niisugune hümn, et kui sa seda kuulad selles esitsuses, nagu ta siin täna oli, siis tuleb selline hinge, niisugune tunne, et nüüd tuleb üks pisar. Ja ma kujutan natukene ette, mida teie tunnete. Mitte päris täpselt, aga ma saan aru, mis mälestused teil siin on, millised kogemused ja ka mõtlemine ja ka mõte, kuidas oleks võinud olla. Seda kõike me muuta ei saa, aga mida me muuta saame, on see, kuidas maailm edasi läheb. Ja kõige kurvem on see, et paistab, et kõik ei taha seda maailma muuta. Ma räägin teile lihtsalt ühe uudise, mis täna tuli. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon hääletas ühte punkti. Seal on 127 riiki hääletasid ühte teemat. Ja see teema oli, kas Ukraina peaminister Zelenski võib videoteel kõnelda ÜROs. Ja seda hääletas. Ja selle poolt hääletas 101 riiki. Jah, Ukraina peaminister peab kõnelema Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile. Selle vastu oli 7 riiki. Ma pärast loen need ette. Ja erapooletuks jäi 19 riiki. See mõnes mõttes peegeldab seda tasakaalu, mis maailmas on ja milline arusaamine on kurjusest ja sellest, mida kurjus võib teha. Nende vastu olevate riikide seas, ma ei taha väga poliitiliseks minna, aga kui ma need ette loen, siis saab aru, et mis nagu maailmas võib-olla toimub, me näeme seda telekast iga päev. Selle vastu, et Ukraina peaminister läheb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kõnelema, olid Valgevene, Kuuba, Põhja-Korea, Eritrea, muidugi Venemaa, Nicaragua, Süüria, Araabia Vabariik. Erapooletuks jäid väga mõistlikud riigid, 19 riiki. Aga poolt on suur ülekaal, 101 riiki. Kui need erapooletud sinna ka panna juurde vähemalt poolest nendest, siis valdav osa maailmast on kurjuse ja agressiooni vastu. Tegelikult on see lootustandev, aga niikaua, kuni see sõda kestab, ei saa iialgi unustada neid kannatusi ja läbielamisi, mida on teie kaasaegsed
meie esivanemad, meie vanemad, mida nemad on läbi elanud. 21. sajandil, ma arvan, me kõik olime veendunud, et mitte iialgi ei juhtu enam selliseid asju, kus inimesed peavad lahkuma oma kodudest, jätma maha kõik selle, mis nad on teinud, loonud, kõik need lootused, mis nad on pannud oma kodumaa maapinnale sinna, põllule, aeda, puudesse. Ja keegi ei kujutanud ette, et see 21. sajandil on siiski võimalik ja ikkagi on. Ma ütlen otse välja, ma ei ole süvauslik, ma annaks Jumal jõudu nendele kõigile nendele inimestele, kes on agressiooni vastu, ütlevad seda selgelt välja ja aitavad agressiooni vastu võidelda. Kogu lugupidamisega teie juures, mul on veel kord suur tänu teile, et te olete need rasked ajad üle elanud ja te oskate seda mälestust hoida. Ma olen täiesti veendunud, et need inimesed, kes teie ümber on saanud sellest tuge ja jõudu, et maailma asjadest paremini aru saada. Olgu teil tervist ja järgmise korrani. Väga suur tänu. Käest ka küsiti, kas Ulve ikka tuleb sellel aastal. Nii et aitäh veel kord sulle. Ega me neid kutseid niiviisi väga laiali seekord isegi pole saatnud. Vanasti saatsime, aga ei tulnud sul kohale kedagi, kes oli väga Ulve. Mõni tuli ja ikka vähe. No ei, no see oli... Nii et Ulve võib juba sõnulaseks nimetada. Ja tema tõi meile kombi, nii et ma panen selle siin Mulle väga meeldis see lause, kus Maie ütles, et ma olen ikka vaadanud neid vanu pilte, kus Ulve oli ja siis ma sain aru, et ta ei tahtnud öelda, et ta on ka nii vanaks jäänud. Ei ole. Tahtsin öelda, kui kõik ajalugu meil koos on. Sellest vanusest ma ei mõelnud teile sama. Ma tean, et see on orientatukega. Nii et sadame selle ringrema. Veel kord suur tänu. Kui